Jumal on kõikjal meiega, kus me käime, kui me oleme tal avatud. Et vahel on see probleem, et Jumal meiega räägib küll, aga me ei kuula teda. Teeme oma asju ja ei võta aega tema jaoks, aga ta on kõikidel päevadel on ta meiega ja kuulab meid. Rõõm on näha, et meil on inimesi juurde tulnud. Et täna ma räägin natuke lühemalt, et eile reedel läks, vaatasin tund, et see jutus oli tund ja 20 minutit midagi, et ma seekord nii vigada räägi. Või tund 19, peaaegu tund 20, see on kuidagi märkamatu pikk. Mul on üks hästi väike lühike tänupalve, et mul läks nagu ära, et palvetist teile vaata täna enam ei ole. Jaa. Rõõm kuulda, aitäh Tuulikile, tõesti see on väga tunnistust, et me kõik siin mäletame, et Tuulikil oli siin väga raske olla, oli näost näha, tal oli tõesti see nohu vaevas ja ta oleks korralik haigus ja viime sees, aga et me siin koos palvetasime ja praegu on näha, et on täiesti värske, kõik on hästi, issand tegi terveks. Et see on rõõm näha, et Jeesus on tervendaja. Aga seekord ma räägin ka sellisest teemast nagu keele talitsemisest. See on ka üks selline fundamentaalne teema. Nagu eelmine kord ma rääkisin armastuse käsust, et kõik käsud toetuvadki sellele ühele käsule, armastuse käsule. Et kui me seda täidame, siis me täidame ka kõiki teisi käske. Et Jeesus tegi asjad väga lihtsaks. Ja üks meie nagu püsime jäämisvõti või et me oleksime õnnistatud ja et meie käsi käiks hästi on, et kui me saame oma keele kontrolli alla. Palvetasin täna ja siis tuli nagu see teema tuli esile ja siis mul kohe tuli meelde, et armas vend ja piibliõpetaja Terek Pints on kirjutanud sellise raamatu, et kas su keel vajab tervendust. Et ma täna räägin, sest et ma tegin esimesest 3 peatükist väikse siukse kokkuvõtte ja siis ma panen võib-olla enda poolt mõned näited juurde. Et ma siis alustan psalmidest kirjakohaga psalm 34:12. Tulge lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile issanda kartust. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Et piiblis on täiuslik elu, issanda kartus alati ühendatud, et see issanda kartus ja siis meie hea käekäik on alati on nagu käsikäes, on omavahel seoses. Et aga kuidas see välja näeb praktilises elus, et vastus on selge, et hoia oma keelt kurjast oma huuli valet rääkimast. Et hoia oma keelt kurjast oma huuli valet rääkimast. Et kui suudame hoida oma keelt kurjast ja huuli valet rääkimast, siis oleme omandanud täieliku issanda kartuse. Et vaadake, kuidas see see, mis me räägime, on väga seotud issanda kartusega, et kuidas me talitseme oma keelt. Et mida me räägime. Et seega tuleb issanda kartusest elu ja palju häid päevi. Et me ei saa omandada head elu, kui me ei valitse oma keelt.
ja õpetussõnad 13.3, kes valvab oma suud, hoiab oma hinge, aga huulte ammuleajad tabab hukatus. Ja ma siin olen ka Tere Printsiga nõus, et sinu hinges on kogu sinu isiksus. Et hing on sinu täielik mina, nagu, et see, kes et sellepärast me räägimegi siin koguduses hingede päästest ja et see on piirkond, kus ilmneb ka su nõrkus ja kuhu vaenlane kõigepealt juurde pääseb. Et kui tahad valvata oma hinge, pead valvama oma huuli, aga kui sa räägid järelemõtmatult, siis sa hukkud. Ja õpetussõnad veel kirjakoht 21-23, kes valvab oma suud ja keelt, hoiab oma hinge hädade eest. Et ka hästi praktiline näide, et me keegi ei taha omale hädasi kaela. Et väga lihtne, et selline, et tuleb hoida oma keelt. Ja seal, kus see King Jamesi tõlge ütleb terve keel, ütleb heebrea tekst sama kohta nagu keele tervendus. Et meie keel vajab pidevat tervendust. Et me peame nagu selle asjaga pidevalt tegelema. Et keel on ka see piirkond, kus patt tuleb pidevalt esile. Et ma ei tea, ma usun, te olete nõus sellega. See on üks põhiline koht, kus patt esile tuleb meie nagu juures. Ma mäletan, kui usule tulin, et kõige esimene asi, et mida mult ära võeti niimoodi, et ma isegi ei osanudki seda paluda või sellest eestpalvele minna, olid ropud sõnad. Et see oli esimene selline avastus, mida ma märkasin, et ma enam ei ropenda. Et kui tuligi nagu mingi üksik selline roppus vahepeal, tuli kogemata huultele, siis ma palusin andeks, et mind nagu see kohe nagu hakkas nagu vaevama, kui ma märkisin, et kui ma ütlesin midagi nagu välja, sellist roppu või midagi kohatut. Et ma ei olnud nagu ise sellega tegelenud, see oli Jumala püha vaim, kes oli mind nagu muutnud ja hakkab tegelema sellega. Et ma saan ka oma elust öelda, et see oli kõige esimene asi, millega Jumal hakkas minu juures tegelema, oli keele. Et minu keelekasutus. Et see oli, sellel ajal oli see väga halb oli. Et töötasin Eesti Kaitseväes ja siis kui sa oled ikkagi sellist meeste seltskonnas, kes Jeesust ei tunne, et siis on see põhiline sõnavara ongi selline ropustega kuidagi seotud. Margus, mul tuleb meelde ka Marguse tunnistused, kui ta rääkis, et temal samamoodi kui usule tuli. Et kui Jumal talt ropud sõnad ära võetis, et siis tal ei olnudki praktiliselt mitte midagi enam nagu rääkida, sest tal sõnavara rohkem eriti palju ei olnud, et siis ta pidi uuesti rääkima õppima. Et võib ka nii juhtuda. Jakobuse 3.2, me kõik eksime paljus, kui keegi ei eksi kõnes, siis ta on täiuslik ja suudab ohjeldada kogu oma ihu. Et paljud saavad püha vaimuga täidetud ja õnnistatud, aga see jookseb välja nende keele kaudu. Et me saame vaata palju, me palume õnnistust jälle uut püha vaimuga täitumist, aga see on üks põhiline koht, kus me lekime. Et siin on soovitus, et tasub suud kinni hoida või seda ava, kus kohast me lekime, see ava tasub kinni panna. Et selline praktiline soovitus. Et kui tahad tunda issanda õnnistust, pead valitsema oma keelt. Ja õpetussõnad 18.21.
Surm ja elu on keele võimuses. Kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Et siin on ka alternatiivid on väga selged, surm või elu. Mõlemad on keele võimuses, igaüks meist sööb oma keele vilja. Kas keele vili on kas magus või kibe. Ja ka meie keele olukord näitab meie tervislikku seisundit. Derek Prince rääkis selles raamatus, et kui ta oli kõrbes seal, et kui ta oli seal Briti armees teenimas, et seal oli see sõjaväearst, et alati, kui ta patsiendi juurde lähenes, et ta kõigepealt ta nagu küsis temalt, kuidas sul läheb ja tegi nagu vestlust temaga ja siis alati järgmine asi oli, ta ütles, et näita mulle oma keelt. Et siis ta vaatas tema patsiendi keele olukorda ja sellega ta hindas selle, inimese vaimulik, mitte vaimulik, aga siis füüsilist seisukorda, kuna arst ei olnud vaimulik. Aga Derek Prince ütles, et sellest nagu pildis, mida ta nägi noorena, et on vaimulikus elus olnud väga palju kasu. Et vaimulikus elus on tegelikult samamoodi, kui me nagu hindame oma vaimulikku tervist või seisundit, et siis peame vaatama oma keelt. Et kui hea tervisega me oleme ja Mattuse 7. peatükk ja 17-18. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Et siin ongi see, et puu olemus määrab eksimatult selle vilja väärtuse. Et see, mis vili on, et kui me maitseme, siis on nagu selge, et kas tegemist on hea või halba viljaga. Et võrdluseks puu on süda ja vili on suu. Et puu on nagu süda võrdluseks ja vili on suu. Et kui me süda on hea, on korras Jumalaga asjad, et siis meie suu kaudu tuleb head vilja, tulevad head sõnad, õnnistuse sõnad ja mis ehitavad üles, ei kisu teisi maha, ei halvusta teisi. Et on teiste lõpetuseks ja kosutuseks. Et meie südame seisukorra ja suu väljenduse vahel on absoluutne kõrvale kaldumatu seos. Meie hääl näitab meie südame olukorda. Et siin ka halvad sõnad ei saa tulla heast südamest. Et sa võid öelda Jumalale, et ma olen hea kristlane, armastan sind, käin usinasti kirikus, aga siis Jumal ütleb nagu see arstki, et näita mulle oma keelt, et küsib, et see, mis sa räägid, et kas siis, et mis sealt välja tuleb. Et kui ma olen näinud sinu keelt, siis ma näen ka sinu südame tõelist olukorda. Ja psalm 45:23 häid sõnu voolab mu südamest, kuninga auks on mu laul. Mu keel on nagu usina kirjutaja sulg. Sa oled kõige kaunim inimlastest. Arm on valatud su huultele. Seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti. Et siin ka, et see psalm minu meelest räägib Jeesusest. Et siin ka, et arm on valatud suutele, et meie ka, kui me oleme püha vaimuga täidetud, siis on ka meie huultel arm valatud, et me räägime neid sõnu, mida püha vaim annab ja see ongi teistele arm, et väga paljud saavad armu. Mattuse 12:34 suu räägib sellest, mida süda on tulvil.
see, mis suust ja see, mis suust välja voolab, iseloomustab meie südameseisundit, et see on täpselt nii. Ja Jakobuse 1:26, et kui keegi arvab end Jumalat teenivat, oma keelt aga ei ohelda, siis ta petab oma südant. Ja selline Jumala teenistus on tühine. Et me võime kõiksugu asju teha, aga kui me keelt ei ohelda, tegelikult siis vaata, siin öeldakse väga selgelt, et meie teenistus on tühine. Et siin Paulus rääkis kuskil, et mis varandust me kaasa võtame, et me saame võtta kas kulda hõbedaid kaasa, nagu me läheme taevakoju, et selline varandus, mis ei hävine, või siis on ainult kõrred, et mis põlevad ära, et kõik meie teod nagu katsutakse tules läbi. Et see, mis me siin teeme, et me võime võime siin kirikus teha palju asju ja teenida ja nagu eelmine kord rääkisin, et kui ma oma venda ei armasta ja samuti kui ma oma keelt ei talitse, et siis tegelikult on meie teenistus tühine. Et siis on vaja Jumala ette minna, et issand, katsu mu süda läbi ja et näita neid probleeme, et mis on takistuseks, et mille pärast, et miks ma olen läinud sinust kaugele, issand. Jakobuse 1:27. Jumala isa silmis puhas ja laitmatu Jumala teenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesksnaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata. Et siin on ka sellele lisaks sellele, mis me räägime, et on ka see praktiline osa. Siin Jakobus ütleb ka veel oma kirjas, et usk ilma tegudeta on surnud usk. Et ka meie sõnadel peavad olema ka teod taga. Ja just need samad armastuse teod. Et me märkaksime neid, kes päriselt on abi vajajad. Et me ja siin ma loen Terek Pintsi kommentaari veel, et esimene puhta Jumala teenistuse nõue ei ole kirikus käimine ega isegi piibli lugemine, see on hoolitsemine, mis osutab praktiliselt armastust nende vastu, kes vajavad abi, nagu vaeslapsed ja lesksnaised. Et kui tahad mingil viisil Jumalat teenida, et sa võtaksid aega vaadata Jumala sõna peeglisse, et see on Jakobuse 1:26. Et kui sa talits oma keelt, on su Jumala teenistus tühine. Et see on ka nagu selline sõna peegel. Ja Jakobuse 3:2. Me kõik eksime paljus, kui keegi ei eksi kõnes, siis ta on täiuslik ja suudab ohjeldada kogu ihu. Et see ongi üks ka vaata selline meeleparanduse mõõdupuu, et kui me ütleme, et me käime koos Jumalaga ja me elame puhast ja pühitsust elu, et aga me saame laitmatuks saama alles siis, kui me ohjeldame oma keelt. Ja Jakobuse 3 ja alates 3. salmist, et kui me paneme aga hobusele suitset suhu, et ta oleks meile kuulekas, siis me juhime
kogu hobust. Enne ka suuri raiutuulte aetud laevu juhitakse väikese tüüriga sinna, kuhu tüürimees tahab. Nõnda on ka keel väike ihuliige, aga kiitleb suurte asjade üle. Enne, kui väike tuli süütab suure metsa, ka keel on tuli. Keel on see ebaõigluse maailm, see on seotud meie ihuliikmete hulka nii, et ta rüvetab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Jah, igasuguste loomade ja lindude ja roomede, mereelajate loomus suudab taltsutada ja ongi taltsutanud inimese loomus, aga ükski inimene ei suuda taltsutada keelt, seda kärsitud pahategijat, mis on tulvil surmavat mürki. Et siin on head võrdlused siin, et kui me paneme hobusele, saame panna need suulised suhu hobusele, sellele suurele loomale, et siis me saame juhtida kogu seda suurt looma. Et piiblis on tavaliselt hobune füüsilise tugevuse sümbol. Et hobuse tegevus on allutatud valitsusele tema suu kaudu, et me saame et selle hobuse üle võtta juhtimise üle tema suu kaudu. Et sama asi kehtib ka meie kohta, et see, mis valitseb meie suud, valitseb kogu meie elu. Et sama põhimõte. Et teine Jakobuse näide on veelgi eredam, laevatüür. Et kui suur on laev, aga sa saad selle väikse tüüriga juhtida seda suurt laeva. Et see on ka üks selline võrdpilt keelest. Ja siis on veel üks võrdpilt Jakobuse kirjas. Väike säde, mis võib põhjustada suure tulekahju, võib süüdata terve metsa põlema. Üks pisikene säde. Üks väike sõna meie suust teinekord võib põhjustada väga suure kahju. Et see, et siin ongi, et keelelt langev sõna on nagu väike säde, mis võib kuhugi kukkuda ja hävitada midagi tohutult väärtuslikku ja põhjustada korvamatut kahju. Et kui seal on ka, kui mets põleb maha, siis on see kahju korvamatu. Et samamoodi enam seda metsa ei saa enam taastada. Et viimase näitena kasutas Jakobus mürki. Ta ütleb, et keel on nagu mürgine aine, mis mürgitab kogu elukäigu. Et natukene mürki ja ongi kõik. Et kui on selline väga kange mürk, et siis piisab väiksest ilgast ja see on juba surmav. Ja Jakobus jätkab osutades religioossete inimeste kaksipidususele. Et Jakobuse 3:9-12. Selle samaga me õnnistame Issandat Isa ja selle samaga me näeme inimesi, kes on sündinud Jumala sarnaseks. Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine. Nii ei tohi olla, mu vennad. Kas allikast käib ühest ja samast soonest magedat ja kibedat vett? Mu vennad, ega viigipuu saa kanda õlimarju, ega viinapuu viigimarju.
nii saa ka soolase vee allikas anda magedat vett. Et siin räägib Jaakobus samast asjast, mis Jeesuski, et kui puu on hea, siis on ka selle vili hea. Et sellega on siis jah, on see selline nagu siis jah, need mõtted öeldud, mis täna tulid südamesse, et siis ongi siin meil üleskutse, et jälgime, mis me ütleme, et see, mis me välja räägime, et kas ehitab meid üksteist üles või kas on kuulajale kasulik või see kisub maha ja toob palju kannatusi, probleeme. No, et ma kõikides asjades, teemades, mida Terek Vintsist raamatust välja tõi, ma praegu ei jõua rääkida, ma võtsin lihtsalt ühe selle osa. Ta räägib ka väga palju klatsist ja tagarääkimisest ja mis on tõsine probleem. Et kunagi ka üks väga piibliõpetaja David Pawson tõi hea näite, et need sõnad, mida me oleme kellegist räägime taga, et see on samamoodi nagu üks sulepadi, et sa võtad selle tükkidesse ja viskad selle õhku ja need samamoodi nende sõnadega, et need sõnad on juba läinud lendu, aga proovi sa need kokku korjata, et kõik kohad on need täis. Et sa leiagi üles neid enam, nad on juba ei tea, kuhu juba jõudnud väga paljude erinevate inimesteni ja kõik nad räägivad edasi neid, osa jutt tuleb meelest ära, siis tuleb see juba, saab juba moonutatud ja tihtipeale pannakse ka juurde sinna midagi, siis tuleb hoopis mingi muu jutt ja sellest tuleb väga palju kahju. Ja et siis jälgime keelt. Aga lähme nüüd siis teenistusega edasi, et siis me järgmisena paneme kokku korjanduse. Et